Tere tulemast taas vaatama Nice Luxury proovisõitu. Seekord sõidame teie ette uue Mercedes-Benz S-klassiga ja nagu S-klassi puhul alati pole kunagi tegemist lihtsalt S-klassiga, vaid palju enamat, see on peaaegu autotööstuse lipulaev ja suunanäitaja. Ja suunanäitaja selles mõttes, et alati on olnud S-klassi oma arenguga teistest autodest eest. Mäletame, kui üleilmise põlvkonna S-klass, mis 2006. aastal ilmavalgust nägi, tutvustas siis endaga liiklusmärkide tuvastusfunktsiooni, tuvastas ära metsloomi asju ja pidurdas siis ilusti hädapidurdusega ennast kinni. Ja need olid tollel täiesti uued asjad ja need olidki ainult luksusautodel. Täna on see normaalne juba igal väiksemalgi Toyotal. Kuid nüüd on S-klass tulnud välja uute suunanäitajatega ja sellest saate aimu uuest algavast siis pikast siis Nice Luxury proovisõidu saatest tõesti. Ja mis siis on S-klassi puhul, muidugi tema disain, räägime alguses sellest, näeb välja muidugi väga selline vägev ja noh, esinduslik muidugi, mitte midagi nagu väga nagu imeilust, vaataks, et kohe tahaks ostma minna, aga ikkagi selline kihvt ja suur, aga samas meenutab ta ikkagi ka selliseid natukene suuremat E-klassi ja tulevast C-klassiga, et tal nagu lihtsalt suuruse poolest ja tal nagu disainiga ei ole ta enam nii eriline nagu eelmise põlvkonna siis S-klassid, mis eristusid oma disainiga rohkem, kuid samas tema disainis kuidagi õhkub sellist ajaloolist õngu ja tõepoolest vaadates mingi nurga alt tundub, et siin on koondatud ära päris mitu S-klassi. Aga nüüd lähme siis varustuse juurde ja nende igasuguste tuleviku asjade juurde ja no sees on tal olemas muidugi 4D siis kvaliteedis muusika ja kui sa sõidad, siis ta suudab vastavalt siis olenevalt siis sõiduteekonnale, pikkusele ja kõikidele iseärasustele siis mugavusprogrammi seadistada vastavalt siis teele ja massaažifunktsiooniga istmed muidugi on tal olemas ja vedrustus on olemas ka väga hea ja väga erinevate siis seadistusvõimalustega ja ka koormusele siis reageerib see ja oskab ka sellega arvestada ja tal on olemas ka siis tagarataste pööramis siis võimalus ja see aitab eriti hästi just parkides kuskil näiteks külgboksi ja see annab lausa meetri, suudab see siis nagu tasa teha, mis on ju eriti hea nii suure auto puhul, mida tehakse ka palju pikkade keredega. Et tal on multibeam LED esituled ja see tähendab omakorda seda, et need tuled on tõesti väga head, nad korrigeerivad vastavalt, kui sa mäest üles sõidad ja mida kõike veel on ju ja seal on nii palju erinevaid detaile asju ja ma ei taha teada, palju see üks tema tuli juba maksab ja palju selle töötlemisega vaeva nähti Mercedese siis inseneride puhul ja rajahoidik hoiab siis rada ilusti ja kui sa peaksid siis mitte siis rajalt kõrvale kalduma, noh siin päris ei tahaks kõrvale kalduda, siis kukume kraavi ära, aga noh ma mõtlen, et mingi linnas, siis muidugi auto annab helilise märguande, kuid kui sa sellele ei reageeri, siis suunab ta sind ilusti rajale ka tagasi ja samuti on olemas tal ka siis sellised liitreaalsus ehk kuvatakse sellised noolekesed sulle siis head-up displeile ja see tähendab seda, et sa näed, kuhu sa sõitma pead ja need nooled on väga kihvtid ja meenutavad nagu mingit vanat arvutimängu, mis on esiklassi peal ja 77-tolline head-up display on tal olemas, no jumala hoidku, teistel autodel on need mingid ju 3-tollised või midagi sellist, ehk see on ka täielikult üle mõistuse ja sees on veel olemas siis muidugi siis juhtmevaba laadijad, see suur selline siis näidikupaneel, see meelelahutussüsteem muidugi tundub, et see ei ole enam nii nostalgiline kui eelmine Mercedes-Benz S-klassi oma, mis võib ka aastakümnete pärast hea välja näha, kuid sellegi poolest on koodatud siia väga palju siis head kraami ja tal on olemas siis ka muidugi siis liiklusmärgid, mille ta suudab kuvada siis nagu tee peale, kuid see on praegu seadusega paraku keelatud, et ta ei tohi sulle ikkagi justkui virtuaalselt neid märke tee peale kuvada. Aga sees tõepoolest olemas igal inimesel oma ekraanid ja oma seadistusvõimalused, nagu ma ennem rääkisin, siis ta suudab vastavalt teekonnale seadistada, ta tunneb ära juhi väsimust, et kui sa oled väsinud, et ega siis ikkagi valetada ei saa ja tagaistmetel ka olemas kõik täpsed asjad ja sa saad tagaistmel panna navigatsiooni, kuhu sa sõita tahad ja noh, igasugused vidinad on olemas seal.
kuid samuti on olemas need materjalid on ikkagi klaver mustast, mis tähendab seda, et sõrmejäljed jäävad kergesti sinna peale ja tuleb ka ikkagi hoolas olla selles mõttes ja olemas tal muidugi ka Apple CarPlay siis juhtmevabalt juba nüüd. Ja mis siis veel kõik on olemas, ta suudab minna parkimismajja ja ennast ise seal ära parkida ja kui sa annad talle käskluse, siis nutitelefoni abil siis ta tuleb ilusti sinu juurde tagasi nagu suur sõber ja sõna otseses mõttes, kuid see on ka seadusega praegu keelatud, nii et no, mis me ütleme selle peale, et seadus on justkui lõburiku ja ei lase meil autole kuvada märke tee peale ega midagi sellist ja samuti no, mis ta ei saa autot ma ilusti ära parkida, kui mulle lihtsalt ei jõua praegu minna sinna parkimismajadega kaasa, ütlesin autole, et mine ära, aga näed, ei lubata. Ja ta pildistab ka näiteks parklas, kui keegi riivab sind, siis ta näitab ära, kui juht tagasi tuleb ekraani peale, et kuhu teda riivati, täpselt kuhu ta laiget tehti, näidatakse ära, et näed, et see kull sõitis mul jälle otsa ja pole ja tuleb tast hoida tõesti kauge kaarega eemale parklates, et isegi kui sa näed, et ta nüüd mõtled, et pargiks ta kõrvalis ära, parem pargi, et võib-olla riivad või midagi ja no, sa ei taha ju teada, noh, palju maksab näiteks mingi tema ukse link või midagi, mis on ka juba hirmus kallid kindlasti. Ja mootorite valikus on tal olemas ainult siis 6-silindrilised mootorid ja ka S500, mis võiks nagu loogiliselt tähendada V8 mootorit ja kui sa nüüd paned saate kinni, mõtled, nagunii see on V8 mootor ja lähen ostan endale selle ära, tuled koju, alguses tunned, et nagu sõidumugavuse poolest, et nagu ei ole V8, et nagu pigem nagu rida 6 on või midagi ja sa lähed koju, mõõdad linniga üle ja asjadega ja arvutuskäike teed raskeid matemaatilisi arvutuskäike ja tuled ikkagi selle tulemuse peale lõpuks, et tegemist on ikkagi rida 6 mootoriga, siis tõepoolest on ja ei ole S500 enam V8 mootor. Kuid räägime siis 3-liitrised on tal bensiinimootorid ehk siis 270 kilovatine või siis ehk siis 367 hobujõuline või siis 320 kilovatine 435 hobujõuline lausa ja jõud on neil tõesti palju. See on olemas 2,9 liitrised siis diiselmootorid ehk siis 210 kilovatine 286 hobujõuline ja 250 kilovatine 340 hobujõuline. No mida kõike rääkida, tõepoolest on välja tuldud jälle väga kihvti, väga hea autoga, ta on tõepoolest üks maailma parimaid autosid kindlasti ja võime mõelda, et kes teda ikka ostab, tema hind on ju kõvasti üle 100 000 euro, kuid temale leidub ostjaid ja järelturul elavad nad veel aastakümneid edasi ja saavad ühest staatusest teise muud kui ja tõesti väga uhke töö on jälle Mercedese poolt ära tehtud. Tegemist on tõelise luksusautoga, mis suudab pakkuda natukene ajaloolist siis mekki, natukene ka siis igasuguseid tehnoloogilisi abisi asju ja tulevikku ja peaaegu ise ka vahepeal sõita. Nii et tõepoolest Mercedes-Benz S-klass, kui sul vähegi võimalusi on, siis mine kae üle ja ära isegi mõtle, mine toode kindlasti endale koju ära, sest tegemist on parema autoga kui siis 7. seeria BMW või siis Audi A8. Meie teiega kohtume juba nädala pärast. Selline on Mercedes-Benz S-klass.